Tere päevast, kallid kuulajad! Minu nimi on Aavo Martinson, ma olen Rahumaa juhataja ja kolmapäeviti teen siin erinevad loengud. Tänane loeng kannab pealkirja Abielu tõeline tähendus. Nüüd selleks, et mõista abielu tõelist tähendust, me peaksime kõigepealt mõistma, mis on üldse inimese elu eesmärk, miks meid on loodud. Ja Piiblis on olemas selline salm Moosese raamatus, kus Jumal ütleb Aadamale ja Eevale: olge viljakad, teid sagu palju, täitke maa, jalistage seenestele ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Seda nimetatakse ka 3 suureks õnnistuseks. Et Jumal andis need 3 õnnistust Aadamale ja Eevale, aga tegelikult need 3 õnnistust kehtivad kõigi inimeste jaoks. Ja mida siis inimesed peavad tegema? Esiteks saavutama oma iseloomu küpsuse, neist peavad saama armastavad inimesed. Nii nagu Jumal on armastav olend, nii tahab ta ka, et inimesed oleksid tema sarnased armastavad olendid. Ja et inimesed kogeksid Jumalat enda sees, kogeksid Jumala armastust, elaksid teiste inimeste jaoks. Ainult sel viisil me saame elada tõelist elu ja saavutada individuaalse küpsuse. Ja olles saavutanud individuaalse küpsuse, me oleme valmis siis paljunema. Ja seda saame teha ainult läbi perekonna loomise. Kõigepealt me siis abiellume, siis meil sünnivad lapsed läbi armastuse ja seejärel me kasvame kõik koos perekonnana. Lapsed, vanemad, õed-vennad. Ja inimese 3. eesmärk elus on valitseda kõige selle üle, mis meie ümber on, kogu see maailm, mis on loodud ja antud siis inimeste kätte, et me hoolitseksime selle eest, me kaitseksime seda kõike. Nüüd, kui rääkides Jumalast, siis me mõtleme Jumala all ka taevast vanemat. Inimeluga ja universumiga seonduvaid probleeme ei ole võimalik lahendada ilma mõistmata Jumala olemust. Seega esiteks me peame mõistma, milline olend on Jumal. Esiteks ta on nähtamatu, kuid reaalselt eksisteeriv. Universumi alge, looja, inimeste tõeline vanem. Inimesed on Jumala lapsed, ehk me kõik oleme Jumala lapsed. Jumalal on süda, intellekt, emotsioonid ja tahe. Ja Jumal on mehelikkuse ja naiselikkuse harmooniline ühendus. Piiblis on veel kirjas sellised sõnad: ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ehk siis Jumalas või taevases vanemas on nii mehelik alge kui ka naiselik alge. Need on omavahel harmoonias. Seega, kui Jumal lõi inimese oma näo järgi, siis lõigi ta kas siis meheks või naiseks. Inimesed on kas mehed või naised. Ja esimesed inimesed Piibli järgi olid Aadam ja Eeva. Aadam, tema kehastas Jumala mehelikkuse aspekti ja Eeva kehastas Jumala naiselikkuse aspekti. Kuid me kõik oleme Jumala kehastused.
kui me oleme mehed, siis me kehastame Jumala mehelikkuse poolt ja kui me oleme naised, siis Jumala naiselikkuse poolt. Maailmas ongi siis inimesed kas mehed või naised. Üks pool inimkonnast on mehed, üks pool inimkonnast on naised. Nii on meid loodud. Kuidas siis inimene saavutab küpsuse? Me võime vaadata seda näiteks õunapuu näitel. Esiteks on olemas siis arenguperiood, läbi mille kõik asjad saavutavad küpsuse. Arenguperioodis on 3 etappi. On formeerumise etapp, kasvu etapp ja on valmimise etapp. Ehk siis iga suur õunapuu on kunagi saanud alguse õunapuu seemnest ja selleks, et õunapuu saaks kasvada, loomulikult tuleb ta istutada mulda kevadel, kui on muld soe, kui muld pehme, kui on õues soe. Kuid õunapuu vajab kasvamiseks ka päikesevalgust, vajab vett ja loomulikult ka aedniku hoolitsust. Ja me näeme, et siis kõigepealt formeerumise etapis seemnest arenevad välja väiksed võrsed, tõuseb ta mullast ülesse, on äändunud omal juured alla. Teises kasvuetapis puu kasvab suureks ja lõpuks juba kasvavad puule õied ja õidest saavad õunad ja ka õunad vajavad küpsemiseks aega. Ehk siis küpsus tähendab seda, et õunapuu kannab vilja ehk ta teostab oma eesmärki ja kasv toimub siis printsiibi autonoomsel juhtimisel. Kuidas on lood inimesega? Kas inimesed saavutavad ka oma küpsuse automaatselt? Inimesed koosnevad nii kehast kui ka vaimust, 2 aspektist. Üks on väline, teine sisemine. Ja inimesed samuti läbivad 3 etappi, formeerumise, kasvu ja valmimise etapi. Füüsiliselt jah, inimesed arenevad automaatselt. Loomulikult meil on vaja ka päikesevalgust, meil on vaja toitu, meil on vaja vett, meil on vaja õhku. Kuid selleks, et inimene saavutaks oma iseloomu täiuslikkuse, selle vaimse poole täiuslikkuse, selleks inimene on loodud nõnda, et ta peab täitma oma vastutust. Ehk siis inimene on see, kes peab praktiseerima tõelist armastust oma elus. See on tõeline armastus. Tõeline armastus on ühiskondliku teenimise vaim. See toob rahu, mis ongi õnne aluseks. Omakasupüüdlik armastus on vaid mask, mille taga peitub soov, et partner eksisteeriks iseenda kasuks. Tõeline armastus on sellest rikutusest vaba. Selle keskmes on andmine, elamine teiste ja terviku hüvanguks. Tõeline armastus annab, unustab seejärel antu ja jätkab andmist lõputult. Tõeline armastus annab rõõmuga. Me näeme seda ema südames, kes hellitab ja toidab oma last. See on rõõmus ja armastav süda. Tõeline armastus on ohverdav armastus, nagu ustav laps, kes leiab suurimat rahuldust oma vanemate teenimisest. Jumal lõi kogu universumi sellise absoluutse, unikaalse, muutumatu, igavese armastusega, ootamata mitte mingit vastutasu. Ehk siis see ongi see, mida inimesed vajavad, tõest armastust. Elada teiste inimeste jaoks. Kui me elame teiste inimeste jaoks, siis meie vaim küpseb läbi selle ja toome rõõmu teistele inimestele ja ka ise tunneme rõõmu läbi selle. Nüüd piiblis on
ka sellised sõnad, kus siis Jeesus ütleb, et teie olge siis täiuslikud nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Ehk siis iga inimese eesmärk on saavutada täiuslikkus, saavutada küpsus, saada armastavaks inimeseks. Kuid selleks tuleb inimestel elada vastavalt siis loomise printsiipidele. Ja üheks väga oluliseks aspektiks on absoluutse seksuaalse puhtuse standard. Esiteks siis vooruslikkus või neitsilikkus, mis tähendab seksuaalset puhtust enne abielu. Ja ehk siis pärast sündi me läbime need kasvuetapid, millest me rääkisime. Kõigepealt me olime siis väikesed imikud, lapsed ja elasime turvalises keskkonnas, kus meid ümbritses vanemate armastus ja hool. Seejärel jõudsime noorukiani, mis tähistas uut ja elujõulise elu algust. Ja siin me loome täiesti uuel tasemel suhteid nii teiste inimeste kui ka looduga. See on aeg, mil me asume teele, et saada sisemiselt absoluutseteks inimesteks ning väliselt saame täiskasvanuks. Ja sel ajal peab igaüks kinni pidama ühest kindlast nõudest neitsilikkuse hoidmisest, mis on absoluutse seksuaalse moraali eeskuju kogu inimkonnale. Ja teiseks on siis truudus, absoluutne truudus mehe ja naise vahel abielus. Et veelgi väärtuslikum kui elu ise on taevase seaduse kohaselt absoluutne truudus. Mees ja naine on taeva poolt teineteisele määratud igavesed partnerid. Laste saamise kaudu saavad meest ja naisest tõelise armastuse, tõelise elu ja tõelise sugupuu kaasloojad. Sellest saab algus, mis on absoluutne, unikaalne, muutumatu ja igavene. Mida ütleb selle kohta doktor Sandman Moon, kes on Perekonna Föderatsiooni asutaja? Daamid ja härrad, absoluutne armastus abikaasade vahel on suurim õnnistus, mille taevas on inimkonnale andnud. Kui me ei järgi absoluutse seksuaalse puhtuse printsiipi, jääb tee inimese iseloomu täiuslikkuse ja vaimse küpsuse poole suletuks. Lisaks, kui ei kindlustata absoluutse seksuaalsuse moraali alust tõelises perekonnas, mis koosneb täiuslikest indiviididest, ei saa Jumal väärikalt end keha kaudu nähtavaks teha. Seega, kui Aadam ja Eeva oleksid vastavalt Jumala tahtele pidanud kinni absoluutse seksuaalse puhtuse printsiibist, saavutanud iseloomu täiuslikkuse ja seejärel astunud Jumala õnnistuse läbi abielusuhetesse, oleksid nad saavutanud täieliku ühtsuse Jumalaga. Ka nende lapsed oleksid sellest püha armastuse suhete süsteemis ühendatud, nautides otsest sidet Jumalaga kui oma vanemaga. Ja nüüd, kui inimesed, kes on saavutanud ja hoidnud kinni siis sellest absoluutsest seksuaalse moraalsuse printsiibist, on aeg, kus mees ja naine saavad abielluda, saavad perekonna luua. Mees on siis see, kes esindab taevast ehk vaimset maailma, naine esindab maad ehk füüsilist maailma. Lihtsamalt öeldes, kui mees ja naine on ühinenud Jumala armastusele rajatuna, avaneb kogu tee universumi ühinemisele. Daamid ja härrad, milleks me abiellume? Selle eesmärk on taastada omaniku positsioon. Üksinda ainult mehe või ainult naisena oleme vaid pool tervikust. Jumal on loonud meid selliselt. Seetõttu on ta andnud meie armastuse organite, meie suguelundite omandiõiguse vastaspoole kätte.
Naise suguelundi omanik on tema abikaasa mees. Samamoodi on mehe suguelundi omanik tema naine. Ainult siis, kui need mõlemad tõeliselt teineteist armastavad, saavad nad seista oma abikaasa omaniku positsioonil. Me abiellume, et kindlustada just see omaniku positsioon. Me ei abiellu enda, vaid oma partneri jaoks. Abikaasa valimisel ei ole õige otsida ainult ilusat ja rikast abikaasat. Inimesed peavad elama üksteise heaks ja seda põhimõtet tuleks rakendada ka abielu puhul. Ükskõik kui harimata või koduse eluviisiga teie võimalik abikaasaga poleks, peate abielluma suhtumisega, et armastate teda isegi rohkem kui ilusat ja haritud abikaasat. Jumala armastus on kõigist õnnistustest kõige väärtuslikum. Me peame mõistma abielu väärtuslikku tähendust, elama abielus olles tõelise armastuse nimel ja looma tõelisi perekondi. Milles peitub siis abielu unikaalsus? Ehk abielu ühendab kahe inimese elu. See ühendab kahe inimese perekonnad. See ühendab kahe inimese omandi, saatuse ja ühendab ka kahe inimese kehad. Nüüd, abielu on püha liit mehe ja naise vahel. Armastus mehe ja naise vahel on eksklusiivne armastus. Ehk see on armastus, mida ei jagata teiste inimestega. See on kõige intiimsem suhe, mis kahe inimese vahel saab olla. Mees ja naine on erinevad, kuid mees täiendab naist ja naine täiendab meest. Kujutage ette, kui maailmas oleksid ainult mehed või ainult naised. Kogu inimkond sureks välja 100 aasta jooksul. Nii et selleks, et anda elu uuele inimesele, on vaja nii meest kui ka naist. Thomas Licona, iseloomu õppejõud Ameerika Ühendriikidest, on öelnud seksi kohta sellist. Seks on kõige rõõmutoovam ja rahuldavam, kõige turvalisem nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt armastavas, täielikus ja siduvas pühendumuses teineteisele, nagu seda on abielu. Abielu suhtes mehe ja naise vahel rajatakse samuti väga tugev emotsionaalne ja psühholoogiline side. Läbi abielu, läbi armastavate abikaasade sünnib siia maailma ka uus laps, uus inimene. Lisaks sellele jätkab läbi lapse sünni sugupuud. Lisaks sellele küpsuse saavutanud vanemad on kindlasti head vanemad. Nad on valmis ka andma nõu teistele abielupaaridele ja on üldse ühiskonna alustalaks. Ja lõpetuseks, abielu ei tähenda lihtsalt abielueas mehe ja naise kokkusaamist ning kahe elu ühendamist. Abielu tugineb eneseohverdusele. Mees peab elama naise ja naine mehe heaks. Kui elad oma abikaasa heaks, kaob su isekas meel täielikult. Süda, mis püüab sel viisil end ohverdada, on armastav süda. Armastus ei ole see, et mees ja naine kohtuvad ja veedavad mõnusat aega. Armastus annab sulle elu. Abiellumisel tuleb teha otsus elada oma abikaasa heaks. Selline oli siis tänane teema abielu tõelisest tähendusest. Ma tänan teid kõiki kuulamast ja soovin teile kõigile ilusat päeva jätku.